Me oleme väga tublid, kuid küsimus on, et kas see, et me oleme väga tublid, on piisav. Et inglise keeles is it good enough? Et on see piisav? Kas me oleme kõik endast oleneva teinud või on midagi veel, mida me saame teha selle piiratud aja ja rahaga ja inimestega? $130 miljonit on nüüd see summa, mis on Eleringil võimalik investeerida järgmiste aastate jooksul turvalisusesse. Just nii. Ja see on siis koos Euroopast tulnud rahaga ja siis teie enda raha sinna juurde. See on väga suur summa. Mis selle raha eest nüüd saab järgmiste aastatega? Esmalt ma arvan, tuleb kiita kõiki neid tublisid inimesi, kes on kaasa aidanud sellele, et me üldse sinna jõuaksime. Et tuletame meelde, et see tegelikult ei ole ju üldse mitte iseenesest mõistetav, et ühe suurettevõtte investeeringute eelarves on selline rida nagu kriisikindluse tõstmine ja sellises ulatuses, et ma olen uhke, et Elering oma meeskonnana, tiimina on suutnud ennast ise üles kloppida, et niimoodi ette valmistada seda investeeringuprogrammi, aga ka veenda nii omanikku kui ka partnereid, et selline investeering on vajalik. Et ma arvan, juba see fakt iseenesest, et see summa on juba täna investeeringu rea peal, on juba suur asi, esiteks. Teiseks on oluline, et selle summa muutmine nagu faktideks pinnal või siis nagu päris asjadeks, et see on nagu väga suur töö, et raha on eeldus, aga selleks, et raha realiseeruks mingiteks päris võimeteks, päris muutusteks ruumis, füüsilises keskkonnas, see eeldab seda, et sul peavad olema inimesed, kes selle raha nagu realiseerivad mingiks väärtuseks. Projektijuhid, projekteerijad, elektrotehnika insenerid, eks ju, ülikoolid, kes nõustavad meid, eks ju, nii edasi. Tublid töövõtjad, kes lõpuks need asjad valmis ehitavad, on nad siis raudbetoon või mingisugune IT-seade valmis programmeerivad, et see on väga suur ökosüsteem kogu selle investeeringu taga. Ja mida me sellega teeme, võib öelda lühidalt öeldes 2 sellist suurt plokki. Esimene plokk on kaitsemeetmed, ehk siis, et kuidas kaitsta oma kriitilist taristut ja mis see taristu on, sellest võib ka kohe rääkida. Ja teine osa sellest on siis varud, ehk siis, et me teame, et me saame igal juhul sisse. Ei ole võimalik nulli viia võimalust, et üks suur riik võib väikeriigil haiget teha, kindlasti saab, aga me peame viima selle võimaluse nii väikseks kui vähegi võimalik. Nulli viia ei ole võimalik, aga vähendada saab. Ja nüüd, kui see laks tuleb sisse, siis mida me peale hakkame? Meil peab olema varud, meil peab olema inimesed, oskused ja teadmised, et ruttu hävitatud vara taastada. Ehk siis kaitsemeetmed ja taastemeetmed võib-olla hästi lühidalt öeldes jaguneb see 2. Nii, mis see taristu suurus on siis, mida peab kaitsma? Ma lähen võib-olla 1 aste kõrgemale ja selgitan, et kui me vaatame energiasüsteemi laiemalt, siis see tegelikult hõlmab ennast energiatootmist, mis suures osas senimaani oli Eesti Energia kontserni käes, aga väga palju on tulnud ju ka erainvesteeringuid. Ja teine osa on ehk siis energia tootmine, teine osa on põhivõrk ehk siis Elering ja energiasüsteemi juhtimine Elering ja kolmas osa on Elektrilevi ja teised jaotusvõrgu ettevõtted, keda on veel. Ehk siis, et kogu süsteem on tervik, tootmine, ülekande, kõrgepinge ülekanne ja madalpinge ülekanne, eks ju, et lõpuks teie saaksite siin Postimehe grupis energiat, eks ju, elektrit. See hõlmab väga erinevaid ettevõtted ja organisatsioone. Nüüd Elering ise, eks ju, vastutab siis 2 asja eest, et ta vastutab elektrisüsteemi juhtimise eest, gaasisüsteemi juhtimise eest ja elektrivõrgu ja gaasivõrgu toimimise eest. Et on 2 asja, mis on kokku pandud ühte organisatsiooni ja see võrk on mastaapne. Et me räägime, meie bilansiline vara väärtus on seal circa 1,6 miljardit eurot. See on vara väärtus raamatupidamislikus mõttes. Aga kui midagi läheb katki, eks ju, siis me peame bilansiline väärtus ja ostuhind hetkel X on hoopis teine. Ehk siis tegelikult ma arvan, et selle taastamisväärtus on vähemalt korda 2, kui mitte rohkem, ehk siis 3+ miljardit, et see varamaht on ikkagi mastaapne. Üle Eesti nii gaasivõrk kui ka elektrivõrk. Elektrivõrgu näitel valdavalt me räägime siis kõrgepinge 330 kilovatti ja 110 kilovatti liinidest
jalajaamadest. Gaasi puhul me räägime siis gaasitaristust, gaasitrassidest ja gaasijaamadest. Ja kui me räägime nüüd Eleringi kriisikindlusest, siis me räägimegi just nimelt sellest põhivõrgust. Me ei räägi nüüd nendest otse, eks ole, siis kodudesse tulevast elektrist, kuna seal on elektrilevi vahel, eks ole, ja me ei räägi ka elektri tootmisest, kus on ka omad riskid. Just. Jah. Et ruttan ühe küsimusega muidugi ette juba, tahes tulla tegelikult tagasi rääkida suga edasi Eleringi teemadest, et kas elektrilevi ja elektritootjad on ka investeerimas suuri summasid, et kas sa tead, kas kogu see ökosüsteem on kriisikindlamaks muutumas? Mida ma tean, on see, et see tahe on olemas. Kas ja millised on olnud eelarvelised taotlused oma omanikele, tuletame meelde, et üldkoosolekud ja nõukogud on ju erinevad, eks ju. Et seda me ei oska täpsustada, peab küsima nende käest, aga ma tean, et meie koostöö nendega on väga hea ja me saame väga hästi Eleringi poole pealt aru süsteemi juhina, et tegelikult meil on, et tangot me saame tantsida kõik koos, et see on meeskonnatöö, et meie partnerid, insenerid ja partnerid nii tootmise poole peal kui ka jaotusvõrgu poole pealt me tegelikult lõpptulemusena selleks, et pistikust tuleks elektrit, see on üks tervik, üks orkester, üks meeskond, mis sest, et erinevad äriühingud. No just, et tegelikult lõpuks see elekter, mis meile koju tuleb, see sõltub sellest, kui tugev on kõige nõrgem lüli. Just. Ja siin me nõustame ja nügime ja toetame oma partnereid nii ühel pool kui teisel pool. Aga täpselt, ma arvan, peaks vastama selle küsimusele, et millised on investeeringuplaanid nende ettevõtete juhatused. Ei, arusaadav. Aga räägime nüüd sellest, et mida üldse on võimalik selle 230 miljoniga kaitsta sellest tohutu suurest võrgust, millest sa rääkisid? Ma arvan, et esimene küsimus, mis on see, et mille vastu me kaitseme, ja siis on küsimus, et kus on süsteemi juhtimise mõttes ja toimimise mõttes nagu raskuspunktid või mis on need kriitilised osised. Et kõik ei saa kaitsta, see ei ole võimalik. Eks me peame ka tuvastama, eks siis see eeldabki sellist haavatavuse ja riski analüüsi protsessi läbiviimist. See käib veel? See on läbi viidud, me teame, me täna teame, mis meie need nõrgad punktid on. See oli ka üldse see eeldus Baltikumis, et me oleks seda taotlust üldse Euroopa poole teele saatnud, et me viime läbi sellise haavatavuse ja riski analüüsi. Esiteks. Ja teiseks, et see eeldab ka seda, et mille vastu me seda kaitseme. Mis meil nõrgad punktid on siis? Kahjuks ma ei saa seda öelda, aga ma arvan hästi lühidalt öeldes, et me saame väga hästi aru, et millest me sõltume. Me sõltume ülekandeliinidest põhja ja lõunasse, ehk siis Estlingid, Balticconnectori gaasi näitel, ehk siis Balticconnector, Estlink 1, Estlink 2, me räägime nendega seotud jaamadest, siis me räägime alajaamadest, gaasipumplatest gaasi näitel, ja siis me räägime lõunasuunalisest liiklusest, ehk siis kõrgepingeliinid ja gaasitrassid, mis liiguvad Lätti. Ja ma arvan, et nii lihtne see ongi, et nüüd detailid me rohkem ei lähe, aga me peame vaatama tervikut, ehk siis, et ülekandeliinid ja sõlmpunktid, ehk siis alajaamad. Aga need samad Estlingid, mis sa mainid, ja ma eeldan, et ka mõned trassid on ju maa all ja mere all, eks ju? Ehk siis, et see on siis number 1 taristu, mida tuleks kaitsta, see, mis on meie silme alt ära või? Ma ei lähe detaili, et ma ei hakka prioriseerima arusaadavatel põhjustel, sellepärast, et see informatsioon, mida ma siin räägin, on kättesaadav ka meie vaenlasele kahjuks. Ja seetõttu ärme teeme nende elu lihtsaks. Mida ma saan öelda on see, et me oleme need haavatavused enda jaoks selgeks teinud, modelleerinud, mis on need nõrgad kohad, ja me teame täpselt, mida on vaja teha selleks, et nende turvataset tõsta. Jaa, see on hea. Nüüd räägime ohust, mis tuleb õhust. Et see on vist kõige akuutsem teema nii riigikaitses kui kõikides muudes valdkondades, on ikkagi see drooni oht. Ja tegelikult me näeme ka Lähis-Idas see suur relvastatud konflikt, mis paar nädalat tagasi seal nüüd alguse sai, siis me näeme, kuidas tegelikult need samad šaheedid tegelikult on teinud seal tohutult kaarte ühesõnaga segi löönud ka nendes riikides, mis tegelikult olid täpselt samasuguse olukorras nagu meie omal ajal, kus meile tundus, et võib-olla, ma ei tea, looduskatastroof saab olla selline nagu ohukoht, võib-olla, eks ole, mõni hull, kes ronib üle alajaama ohukoht, aga reaalselt, et neid hakatakse ründama sellisel kujul, nagu Iraan seda tegi, ilmselgelt ei osanud nad nagu ette näha. Siis kas see drooni oht ei ole ikkagi nagu selline asi, millega ei olegi midagi peale hakata? Et drooni oht lihtsalt on? Kui me niimoodi ütleme, siis me ilmselgelt rikume oma hoolsuskohustust. Me ei saa aksepteerida, et meil on
me ei saa ja ei tohi aktsepteerida, et meil on uus tehnoloogia, mis ohustab meie ühiskondi, meie ühiskondade toimepidevust, taristut, ja me lihtsalt aktsepteerime seda. Loomulikult me ei aktsepteeri. Et me peame leidma endas jõudu ja tarkust, et mõelda, mida me teha saame. Me peame mõtlema ja täna me mõtleme koos oma partneritega, mida me saame teha selleks, et seda drooni, mis asi see drooni oht täpselt on ja mida me saame teha. Ja kui me räägime drooni ohust, siis ilmselgelt, kui me vaatame Ukraina sõjatandril toimuvat ja vaatame ka tegelikult seda, kuidas droonitehnoloogiat hakkavad ära kasutama ka organiseeritud kuritegevusega seotud grupid, ja vaatame seda, kuidas see tehnoloogia kättesaadav, siis meil on probleem. Meil on probleem, mis vajab lahendamist. Ja täna võib iga inimene minna internetti, meil on harrastajaid palju, me saame igaüks endale teha ka ise, printida välja vahendid selleks, et kokku monteerida üks droon. Ja kui me lisame sinna ka mingi koguse lõhkeainet, siis juba meil on tegemist relvaga. Ja ilmselgelt täna selles võidujooksus on tekkinud see olukord, kus ründe riski ja kaitse võimaluste vahel on väga suur haigutav kuristik. Ehk siis täna jätkuvalt ju ei ole selge, milline asutus veab Eestis droonikaitset täna, eks ju, rahuajal. Sõjaolukorras on arusaadav, see on kaitsevägi, eks ju, aga täna rahuajal, eks ju, lendab kellegile vastu kuppu, droon ei peagi lõhkeainet olema ja piisab sellest, et ongi inimvigastus, kui mitte surm. Või lendab see droon vastu mingit väga olulist seadet ja puhtalt oma kineetilise energiaga, kiirusega lõhub selle ära. Või selle drooni peale on võimalik panna lõhkeainet või lõhkekeha, RPG mürsu ja teha väga suurt kahju. Et täna ilmselgelt meil on probleem. Pluss on tekkinud veel, et see asi veel huvitavam oleks, eks ju, me näeme ka ju sõjatandrilt Ukrainast, et kasutatakse väga aktiivselt drooni juhtimist, mis enam ei ole raadiopõhine, vaid on fiiberoptikapõhine. Jällegi, me saame internetist neid fiiberoptilisi kaableid osta ja siduda need ära drooniga ja meil on probleem, eks ju, ja täna ilmselgelt me selle probleemi adresseerimisega, mitte ainult meie, ma kogu lääne ühiskond, on rogist maha jäänud. Me ju mäletame, mis juhtus siin lennujaamadega, kus õhupallid suutsid takistada lennuliiklust, eks ju, ja me näeme ka seda, millised intsidendid on Euroopas erinevate infrastruktuuri objektide lähedal ja me oleme selles väljakutses kõik koos, eks ju, me peame leidma lahenduse, kuidas oma inimesi, oma majandust, oma taristut selle ohu vastu kaitsta. Üks võimalus on jällegi piirata, keelata, eks ju, tugevdada jõuametkondade järelevalvekohustusi. Teine võimalus on mõelda taristukaitse lahenduste peale, ehk siis rohkem rauda betooni. Ja kolmas võimalus on anda võimalused taristu valdajatele või ka riigile võib-olla senisest julgemalt neid objekte alla lasta.